Hea Piletitasku kuulaja, oleme täna jälle eetris uue podcastiga. Mina olen Indrek Piletitasku ja mul on täna külas Mattias Vutt, kes on rääkimas meile Euroopa Discgolfi festivalist. Selle suve ühest lahedamast spordiüritusest ja võib öelda ka, et kultuuriüritusest. Mattias, tere tulemast! Tere, aitäh, et kutsusid! Juba juunikuus, enne jaanipäeva, kõik saavad oma tegevused Tallinnas ära teha ja minna lõket tegema, et mis meil toimub Tallinnas 16. juunist 21. juunini? Hästi lühidalt kokkuvõttes toimub maailma kõige suurem discgolfi üritus, mis meie peades aina rohkem on siis selline linnafestival, et seal keskmeks on siis sport, ainukene suure slam'i turniir terves Euroopas, ülejäänud 3 toimuvad siis USAs. Ja siis selle kõrval on ka palju muud, kui kiiresti midagi mainida, 3 suurt kontserdit, teisipäevasel päeval Klišeerik ja Max, reedesel päeval Traffic, laupäeval Daniel Levi ja siis igasuguste muude asjadega keerame veel seal vinti natuke juurde. Ehk siis discgolf läheb üle nagu suureks festivaliks? Nii on jah, et me oleme nüüd seda üritust korraldanud 2023. aastast alates, kui me Euroopa meistrikaid tegime esimest korda ja mida aasta edasi me oleme aru saanud, et väikses Eesti riigis on hästi keeruline ainult spordiüritust teha, kui me tahame sinna kohale tuua, ma ei tea, mitukümmend tuhat pealtvaatajat. Ja siis oleme võtnud eesmärgiks luuagi sellist linnafestivali, kus sport on keskmeks, aga kust iga külastaja vahet ei ole, mis vanusest ta siis on, leiab endale midagi huvitavat. Ma arvan, et Kristin Läti nime teab vist iga eestlane, kes teab natukenegi spordist ja teab kokku lugeda meie Eesti maailmameistrid nii vähe, kui see on. Et kuidas see spordiala üldse on nagu tuuletiibadesse saanud? Ma pakun välja, et COVID tegi suure teene, aga kui pikalt on üldse nagu Eestis juba discgolfi mängitud? Just eile kirjutasime ühe artikli, mis võiks varsti Delfis ilmuda ka, kus on siis pikk Eesti discgolfi ajalugu, aga laias laastus me räägime sellise 2000-ndate algusest, kus see sport vaikselt hakkas kasvama, kasvas niimoodi rahulikult tõusujoones natukene, aga siis jah, nagu sa mainisid, COVID ajal tuli see suur plahvatus, ehk siis COVID ajal see oli sisuliselt ainukene selline sport, mida sai käia paari sõbraga koos metsas harrastamas, see oli värske õhk. Sai 2 meetrit vahet ka võtta. 2+2 vist oli jah see loogika, et 2 koos said käia ja siis kuskil teise rajal olid järgmised 2, et siis ta tegi jah tohutu plahvatuse ja ma numbritega võin natuke eksida, aga täna meil peaks olema siis selles keskkonnas, mille nimi on siis Discgolf Metrics, mis kuulub ka eestlastele 34 000 registreeritud mängijat, mis on Eesti spordi mõttes täiesti kolossaalne number, et kui ma eksi, siis jalgpalli registreeritud mängijate arv on äkki seal 27 000 peal ja teised alad veel sellised, et ilmselgelt nad kõik ei ole aktiivsed, on ka selliseid minusuguseid, kes võib-olla korra aastas jõuavad rajale, aga see aktiivsete mängijate hulk, kes seal aastas ka ringi või paar teeb, on ikkagi seal 20 000 kandis. No siis ma võin kommenteerida, et on ka selliseid minusuguseid, kes vist samamoodi nagu sina käid, aga ma olen näinud aastatega nagu seda, et kui COVID ajal sai minna kuskile raja peale, siis leppisid sõpradega kokku, läksid mingi täistunniks kohale, siis paar aastat tagasi tekkis juba see, et kui täistunniks ei saa minna, et siis kõik saavad seal kokku, et siis on hästi palju rahvast, siis lepiti kokku, et davai, lähme 45-ks, et siis oleme 15 minti enne teisi. Täna on niimoodi, et ükskõik, kus sa nagu nädalavahetusel lähed, tegelikult on meeletult rahvast on radadel. No see on kõige suurem probleem ongi Tallinnas ja Tallinna ümbruses, eks, et muide see on üks nagu selline fun fact siia, et Eesti on siis maailma number 1 discgolfi radade ja riigi pindala suhtarvult, et meil peaks olema suurusjärk seal 240-230 rada, aga me oleme võrdlemisi pisike riik. Et kui Soomes on siuke 1100-1200 rada ja discgolf on ka koolides nagu meil juba täna, eks ju, siis ongi, ütleme seal, ma ei mäleta, mis see iga 8 kilomeetri tagant äkki on discgolfi rada või midagi sellist umbes, et päris äge. Aga ütleme, kui Eestis hakkas see buum peale, siis täna ka, kui me vaatame nagu suuri rahvusvahelisi võistlusi, et keda me seal näeme, me näeme ikkagi väga palju ameeriklasi, me näeme palju soomlasi ja tegelikult peale Kristini nagu lõpetamist on ka ju eestlasi tegelikult, et me ei ole ainult sellised harrastajad, vaid meilt on ka nagu väga häid mängijaid praegu ka nagu tiirutamas.
Absoluutselt, et ega ka Kristini ajal oli palju häid mängijaid tiirutamas, aga kui sul on üks selline kirgas tähtaevas, siis ta paratamatult tõmbab ju tähelepanu endal või varjutab ära, eks, et jaa, meil selles mõttes naistes on ju Anneli Tõuges-Männiste, kes siin näiteks eelmise aasta lõpetas throw-pingil teise kohaga, mis on maailma naiste üks kõige olulisemaid võistlusi. Nüüd sellel aastal on ta äkki 1 korra 9 olnud, siis meil on Keiti Tätte, kes näitab siin top 10 kohti eelmine aasta meie enda festivalil oli 5, kui ma ei eksi. Kaidi Alsalu samamoodi. Meestest on Mauri Vilman, kes võitis eelmine aasta esimese maailmakarikasarja etapi, see aasta numbritega eksin äkki on paar korda esikümnes juba olnud. Albert Tamm tiirutab ju aasta läbi, eks ju, et neid mängijaid on ikka oma jagu. Ma olen aastatega vaatanud, et kui COVID-ist ikkagi neid võistlusi hakati tegema, kui juba sai rohkem nagu metsa minna, et siis ütleme nii, et ega neid noori seal väga palju ei olnud, aga täna, kui sa lähed kuskile võistlustele, siis nagu vanuses mingisugune 14, 15, 16, 17, väga palju mängib noori ka. Jaa, no seal on nagu hästi loogiline põhjus, et see on selline järelkasvu peale koolitamine, eks, et ma arvan, see on üks 4 või 5 aastat nüüd, kus siis Discgolfi liidu egiidi all koolitatakse ka treenereid, et seal ongi reaalne kutsetunnistus. Teine asi on siis see, et nagu ma juba varem mainisin, meil on mingites koolides sees selle alaga, et sul kehalise tunni osa on nagu discgolf. Ja nüüd vist praegu käib ka see Eesti Discgolfi liidu projekt, kus annetatakse äkki 1500 ketast erinevatele koolidele. Ja kolmas oluline verstapost on siis eraldi noorte sari, et meil on niisugune Snack Pro sari, mida Rakvere siis sponsoreerib oma sarjaga, oma tootesarjaga, siis, kus käib ka päris suur arv nagu noori kogu aeg mängimas. Ja kui sa lisad sellele juurde selle sama, et meil on niisugune kirgas täht Kristini näol olnud, meil on teisi tippmängijaid, meil on üks hullumeelne seltskond, kes korraldab siin selliseid üritusi aasta-aastalt, meil on, ma ei tea, meediakajastused, me oleme teles, meist räägitakse igal pool, me oleme tänavatel, siis lõppkokkuvõttes see tekitab paratamatult ka mingisuguse plahvatuse noorte seas, eks, et üritame võib-olla teiste spordialade vigu vältida, et siin on ju kuulsaid näiteid küll, vehklemine vast on kõige kuulsam, kus oli nagu meeletu eufooria tipp ja siis tegelikult ei suudetud seda konverteerida nagu järelkasvu peale, et me proovime igal rindel siis toimetada. Ma arvan, et discgolfi mängides on tegelikult ülisuur pluss ongi nagu see, et isad ja emad saavad lastega koos seda teha. Et see on nagu väga suur pluss, ma arvan, et miks nagu mängitaksegi, jäädaksegi mängima. Jah, discgolf selles mõttes vanust ei küsi, et olen isegi siin käinud oma abikaasa vanematega, kes on 70+ ja meil on ju isegi meistrivõistlustel on sellised vanuseklassid, et mängivad päriselt nii 4-aastased kui ka 80-aastased, et igaüks vastavalt oma oskustele ja tempole. Aga kui sa enne mõtlesid, et meil on nagu väga-väga palju radasid statistiliselt võttes oma riigi pindalal, et miks just Tallinn? Me tegelikult ju teeme seda suurt üritust ikka jälle lauluväljakul, et miks mitte kuskil mujal Eesti peal? No seal on nagu paar põhjust, et üks on see, et meie, kui me siis EM-i hakkasime 23 tegema, siis me üritasime leida sellist unikaalset aspekti, et millega siis üldse seda, seal on siis niisugune mingi hankeprotsess või konkurss siis, et kes valitakse EM-i korraldama, et millega me seal siis nagu silma paistame. Ja siis jõudsime üsna kiiresti selleni, et meil on selline suurepärane koht nagu lauluväljak, mis on ju pealinna keskel ja kuhu mahub täpselt ära üks selline maailmatasemel 18-rajaline discgolfi rada. Ütleme, tagantjärele tarkus on see, et päriselt ei mahu, et me tegelikult iga aasta oleme sealt alalt nagu välja ka läinud, aga selle argumendiga oli päris, ma ei saa öelda lihtne, aga kuidagi loogiline siis ära võita see EM-i korraldusõigus. Ja kui sa juba 1 korra lauluväljakul teed ja näed selle esimese korra pealt, et sul tuleb sinna puusalt Panenäkki oli üle 7000 pealtvaata ja selle nädala jooksul siis miks sa peaksid kolima, ma ei tea, Elvasse või Kõrvemaale, et mõlemad fantastilised rajad, aga logistiliselt küllaltki õudne sinna jõuda. Meil on olemas näited varasemast ajast, kus Estonian Openit on näiteks Kõrvemaal korraldatud, kus samuti olid, mitte küll kõik maailma tipud, aga mõned kõlavad nimed, reaalsuses sinna sõitis 300 inimest võib-olla vaatama seda, et paratamatult see selline 60-70 kilomeetrit on ikka logistiliselt palju raskem kui see, et hüppad Bolti tõuksi peale või kõnnid lihtsalt nagu Kadriorust üritust vaatama sellisesse suurepärasse asukohta nagu Tallinna lauluväljak. Aga kui sa ütlesid, et läheb lauluväljakult välja, et see aasta läheb ka välja, et kuhu poole siis see aasta?
üles ja alla, et ega väga palju mujale ei ole minna, et jah, paratamatult on niimoodi, et ütleme, see EM oli selles mõttes niisugune lihtsam proovikivi, et kuna EM-il on siis ka juuniorite divisionid, siis rajad ei saa olla superrasked, aga siis 24 aastal juba, kui me tegime maailmakarikasarja etappi ja sul on ainult need naiste ja meeste divisionid, siis seal saab seda vinti juba nii palju peale keerata, et hakati nagu mängijate poolt ka ütlema, et see rada on selline sprint-tüüpi rada, et birdie or die on see inglisekeelne väljend, ehk siis, et kui mõned rajad rahvusvaheliselt on sellised, et sul ei mängita per ring seal, ma ei tea, -15 või -14, et mängitaksegi -5, -6, sest nad on lihtsalt niivõrd rasked rajad ja distantsid on nii pikad. Siis meie rada on pigem olnud siis selline, kus sa pead birdima, et kõrges konkurentsis olla. Ja kui me esimene aasta ära nägime, kui need kõik tipud siia tulid, eks ju, siis saime aru, et tegelikult me peame iga aasta kuidagi seda vinti juurde keerama, et kuidagi mingisuguseid uusi nüansse leidma ja üldiselt ei taha nagu väga tehislikult neid asju tekitada, et ta on ikkagi niisugune loodussport. Ja siis ütleme koostöös linnaga, kes on meil ülihea partner, koostöös lauluväljakuga samuti suurepärane partner, siis leidsime nagu võimalusi, et meil seal all merevärava juures on üks krunt siis, mida tegelikult omavad 4 erinevat ettevõtet, kellega me oleme hästi läbi saanud, kus me saame alati maad juurde siis, et me ise hooldame seda, võtame seal võsa maha, teeme selle ala nagu söödavaks nii-öelda. Ja siis eelmine aasta läksime ka sealt mäeväravast siis välja natukene, et nüüd hiljuti tegelikult lauluväljak kostis selle külje peal see ala üldse ära sealt, et see on siis kõik lauluväljak oma, aga siis me korrastasime seal ka ja nüüd kasutame siis nii algu kui üleval natukene lauluväljaku alast väljapool olevat pinda. Aga selline rada sünnib ju ikkagi, ma ei tea, mingi mõttetalgute juures, aga ikkagi mingi konkreetne rajameister ju ka, et kas see on nagu siis ikkagi Eesti mees või see tuleb kuskilt rahvusvahelist, mingi ülisuur proff tuleb, ütleb, et siia paneme korvi? No ta sünnib nagu sellise kombona, et see aasta on nagu veel eriti imelik see kogu protsess, et kunagi, kui me 23 siis seda EM-i hakkasime tegema, siis esialgne mõte, kuidas seda rada umbes võiks üles ehitada, tuli siis meie ühe peakorraldaja Ralf Rogovi peast ja siis kuna tol aastal oli Prodigy kettatehas meie üks suurimaid toetajaid, siis Prodigy üks omanik ja endine tippmängija Seppo Paju, üks Soome tõenäoliselt Euroopa meister ja maailma tipus olnud aastaid. Ja väga palju radasid disaininud, siis tuli tema appi meile, tegi esimese layout'i ja siis järgmistel aastatel meil see rada kannab siis nime Rockstar, kuna lauluväljak on niisugune koht, kus on palju rock-kontserde olnud. Siis järgmistel aastatel tuli Rockstar 2.0, Rockstar 3.0 ja siis nüüd 4. aastal me otsustasime, et me Seppot enam ei kaasa, et me kaasame hoopis kohalikke tippmängijaid, ehk siis tänane on seis selline, et Ralf on meil siis raja põhiautor, siis meeste layouti aitab meil teha siis Albert Tamm ja naiste layoutis siis nõustab meid ka Kristin Lätt, et ehk siis kasutame kogutud tagasisidet pluss siis nende tippmängijate enda mõtteid veel, et kuidas paremaks teha. Sinu enda nagu kokkupuude discgolfiga on ju päris pikk olnud ja tegelikult sinu ellu läheb ka need 1,5 või 2 aastat, kui sa Kristinega hästi tihedalt tegid, et kas tema on ikkagi täna nii, et ta on küll nagu tippspordist võib nii-öelda lahkunud, aga kodus möll käib, siis tuleb ikka kohale või? Jaa, minu ajalugu discgolfiga saab täpselt 10 aastat nüüd, et kunagi ühe parima sõbra tervitame Siimu siin kohal, siis sünnipäeval, kui Siim sai 30, siis ta vedas kogu seltskonna jõulumäele mängima. Ja endise pikaaegse korvpallimehena ja tennisemehena tuli mul see võrdlemisi hästi kohe välja, et sai aastaid mängitud, küll mitte mingi väga kõrgel tasemel, et vist harrastajate hõbe meistrivõistlustel vist on kõige parem saavutus, aga kuidagi see, tekkis see korraldusasi, haldasime siin ühte klubi vahepeal ja siis sealt kuidagi kasvas koostööga Kristiniga siis üks hetk välja, et mis puudutab Kristinit, siis lõppkokkuvõttes need on ju tema isiklikud otsused, et miks ta praegu on selle pausi võtnud ja mis ta täpselt teeb. Paljud võib-olla ei tea, vahetult enne meie võistlust ta korraldab, ta on siis tasemel tegi 4. level Pärnus siis ühte ka sellist maailmakarikasarja, ma ei tea, kas ta kvalifikatsioonivõistlus päris ei ole, ma isegi ei tea, mis see õige nimetus on, koos Silveriga nad korraldavad jõulumäel, et ta tegeleb korraldusasjadega, ma arvan, keskendub rohkem perele ja kodule praegult, kui keegi minu käest küsib, et
kas ta veel mängib tipptasemel, siis ma olen üsna kindel, et mängib, lihtsalt ma ei tea, mis formaadis, et ma ei usu, et ta niimoodi hakkab enam tuuritama, aga vaadates kas või mingeid videosi, kuidas ta siiamaani viskab, siis see on endiselt täielik maailma tipptase. Ja see on nagu natuke jalgrattasõit ka, et ega see nagu ära ei kao. Ja, ma arvan, tal on nii nagu süsteemisse sees, et ma arvan, et kui ta peaks täna otsustama, et ta, seda ei juhtu küll, aga et ta mängiks lauluväljakul, siis ta kindlasti oleks nagu võidukonkurentsis. Okei. Kui saladus pole, siis Meetriksis, mis su reiting on täna? Ma ei tea, ausalt öeldes, ma arvan, et mingi 970 äkki või? Nagu ma sulle varem mainisin, siis ma pole aastatsa mänginud, mul on siin põlvega väike jama ka, nii et ma ei saa praegu mängida. Okei, ma ei hakka enda reitinguts ütlema. Aga mis mind nagu hämmastas nagu veel seda, kui ma nagu vaatasin kogu seda PDK suurt slämmi, et reaalselt selliseid üritusi toimub meil see aasta 11 etappi. 10 tükki on nendest Ameerikas ja siis üks on Eestis. Et nagu, kuidas siuksed asjad juhtuvad? No ma kõigepealt parandan sind, et suures lämmi võistlusi on ainult 4 üldse. Jah, õige. Et jah, neid teisi etappe on seal äkki 15 või midagi sellist, et mõned on ka siin Euroopas, need on siis maailmakarikasarja etapid, mis on siis nii-öelda 3. level, et kõige krooni veel on eks ju, mida meie siis korraldame 29. aastal Eestis. Siis teine tase on suures lämmid, mida on siis 4 ja siis tuleb maailmakarikas. Kuidas see juhtus? Eks see kõigepealt algab sellisest natukene korraldajatest, et minu arust igal spordialal, kui tahetakse midagi sellist suurt korraldada, kuidagi tipus püsida, siis natuke mingi asi peab ikka logisema peas, et ega see on nagu karm asi. Seda on väga huvitav teha, väga põnev teha, aga sinna läheb ikka väga palju nagu energiat, vaeva kõikide muude tegemuste kõrval, et ma arvan, vahet ei ole, millise spordi me siin võtame, et olgu see Rally Estonia, kes on samamoodi need 3-4 meest, kellest üks kuulub ju ka meie korraldustiim, eks ju, või ma ei tea, on need mingid OTP MK etapid või siin mingisugused maijooksud või asjad, et see on ikka üks hull seltskond inimesi, kes selliseid asju korraldab, et ütleme, see kunagi tekkis selle EM-iga, siis nägime, et me saame hakkama, me saame nagu niimoodi hakkama, et kogu maailm meist räägib, selle baasilt õnnestus see maailmakarikasarja etapp siia ära tuua, kui see oli juba tehtud, siis süüa sisu kasvab, siis oli kindel eesmärk, et üks, et tahaks MM-i teha. Saime selle suure slämmi õiguse ja siis tegelikult lõime nii-öelda rusikaga vastu lauda ja ütlesime siis rahvusvahelisele organisatsioonile, et me tahaks kohe nagu pikka lepingut, ja seda ei ole ajaloos kunagi varem juhtunud, et tavaliselt on siis iga 2 aasta tagant korraldatakse jälle mingi konkurss, kus siis valitakse välja, täidad seal 40 lehtigas tabeleid ja põhjendad miks sinu juures peaks toimuma, aga me ütlesime, et näete, et me oleme siin 3 aastat teinud täiesti fenomenaalset üritust, et nad on ise ju siin koha peal näinud ja kogenud seda ja selles maailmas on tõesti enneolematu, et sul on riigi tugi, sul on linna tugi, sul on selline eratoetajate hulk ja see üldse, kuidas meie nagu discgolfi vaatame, et see ei ole ainult see discgolfi võistlus, vaid see kõik on selline meelelahutuslik vorm, et olgu need meid suured LED-ekraanid või F1 stiilis poodiumid või kontserdid vahepeal, et nad said aru, et me tekitame innovatsiooni, paneme või kasvatame seda ala läbi selle ja siis me läksime üsna sellise sirge seljaga nõudma, et me tahame saada pikka lepingut, mis võiks kulmineerida MM-iga. Ehk siis see leping on meil täna 4 aastat siis, jah? See on 29. aastani, et me vaidlesime seal peaaegu pool aastat, olime vahepeal oli päriselt selline seis, et meil oli juba oma seltskonnaga 2 koosolekut, kus me rääkisime, et siis eelmise aasta üritus on siis viimane üritus ja siis kuidas me nagu otsad kokku tõmbame. Ja siis ikkagist otsustasime, et ei anna veel alla ja lähme siis sellise nii-öelda, ma ei tea, ultimaatum võib-olla kõlab halvasti, aga põhimõtteliselt ütlesime, et kui me ikkagist ei saa nagu umbes sellist asja, mida me tahame, et siis me päriselt tõmbame juhtme välja ja siis teil ei ole lihtsalt niisugust seltskonda, kes seda discgolfi maailma edasi viivad. Ja näed, läks nii, et saime seda, mida me tahtsime ja ma arvan, et lõppkokkuvõttes võitis nagu sellest discgolf. Ja Eesti sport niikuinii, ma arvan. No reaalselt, kui sa ütled, et kogu see rahvusvaheline eliit tuleb ka siia, siis ega vist ka nagu riik ja Tallinn võidab sellest päris palju, et ega see ei ole ainult ju Eesti publikule, et siia kindlasti tuleb, ma pakun välja palju soomlasi, võimalik, et Ameerikas ikkagi tuleb ka vaatama ja kaasa elama, et kes siia üldse nagu kokku tuleb?
Oi, neid on palju. Noh, EM-i puhul oli niikuinii see riikide kvoot, siis meil oli äkki 28 maasportlased juba ja siis omajagu veel pealtvaatajaid, aga vastab tõele, et me oleme täna ju Kultuuriministeeriumi selles majandusliku mõjumeetmes ka, mis tähendab seda, et meie riik annab meile raha, meie peame siis kordajaga selle tagasi teenima riigile, üks on siis maksutulu, teine on siis ettevõtlussektorile tekitatud lisakäive. Täna eelmisel aastal me tegime selle kuhjaga üle, tänu sellele saime natuke suuremat toetust, see aasta on eesmärk veel rohkem seda üle teha, et samamoodi teevad ju Rally Estoniad ja igasugused teised ka, et niimoodi see süsteem käib, et lõpuks, ütleme, me kuskil dokumentides oleme sõnastanud selle niimoodi, et teeme koos Eesti suureks, et hästi üllas eesmärk ju. Absoluutselt. Aga vaata, sa ennem ütlesid, tulen selle juurde tagasi, et 18 korvi ja lauluväljak ja lauluväljaku ümbruses ja et peas mõtled ju, et mis see 18 korvi on, et mängid mingi 2 tunniga läbi ja on kõik, on ju. Aga discgolfi festival kestab põhimõtteliselt nagu 16-21, et mis sinna siis kõik nagu sisse mahub, et see vist ei ole nii, et mängime ühe korra läbi ja siis, ma ei tea, lööme trummi ja lähme koju. Ei, tõesti ei ole, et meie korralduse jaoks muidugi on ta veel niimoodi, et meie kolime 12. juunil juba sisse ja 22. alles välja, et see ehitus on päris jõhker. Aga ütleme jah, see asi algab 16. juuni pärastlõunal või kell 4 siis täpsemalt, kus toimub siis selline võistlus nagu President's Cup. Golfisõpradele ütleb Ryder Cup tõenäoliselt kõige rohkem, ehk siis Team Euroopa versus Team USA. Discgolfis on selle asja nimi President's Cup, õnnestus siis ka see meile välja kaubelda selle diili osana, ehk siis esimest korda Eestis. Õnnestus ka kaubelda välja see, et kaptenid võiksid naised olla. Kristin on Euroopa kapten, 2-korine maailmameister, on Kristin ise ka, eks ju, aga Katrina Allen siis, kes on USA kapten, on samuti 2-korine maailmameister. Õnnestus välja kaubelda ka siis see, et esimest korda on sooline võrdsus, ehk siis kui varasemalt on alati mehi olnud rohkem, siis me ütlesime, et kuidas see pole võimalik, et mis jama on. Eks seal taustal oli see salasoov ka natukene, et Euroopa naised on lihtsalt niivõrd tugevad, et siiani President's Cupi on 100% võitnud usakad. Ehk siis me saame kindlasti palju põnevama mängu läbi selle ka. Muidugi tol hetkel me veel ei teadnud, et Kristin ei mängi, aga see selleks. Ehk siis jah, 16. juunil algab President's Cupiga 3-ringiline võistlus, erinevad võistlusformaadid, seal on matchplay, kus mängitakse korvivõiduni, seal on paaris segamäng ja siis nii-öelda tavaline mäng, ja siis õhtu lõpeb Klišeeriku ja Maxi kontserdiga veel. Nii et see on selline avapauk, siis on üks puhkepäev, mängijate mõistes treeningpäev, ja siis neljapäeval hakkab siis see nii-öelda põhivõistlus, mis kannab nimes European Open, et see Euroopa suureslämmi turniiris on alati European Openi nime all, mis siis rändab ühest asukohast teise. Ja võistlus on 4-ringiline, hommikul lähevad naised kõigepealt peale, mängivad oma 18 korvi, siis peale seda lähevad mehed peale, mängivad oma 18 korvi ja siis kes 4 ringi tulemusena kõige rohkem miinust mängib, see võidab. Lihtne ja loogiline. Ja siis meil läheb ju õhtudne programm ka veel edasi, nii et põhimõtteliselt 3 õhtul muusika käib lauluväljakul. Jah, seda teisipäevast ma juba mainisin, aga siis reedel toimub enne muusikat veel ühe teise spordiala väike showmäng, et me siis korraldame discgolfi festivali sees veel ka tartsfestivali koos, mis ta siis on, noolemäng on vist eesti keeles, noolemängu tüüpidega, ehk siis laupäevasel päeval toimub meil majas sees klaassaalis veel tartsivõistlus. Aga et seda siis jällegi publikule kuidagi nähtavaks tuua ja discgolfiga siduda, siis reedel, enne kui meil läheb kell 9 traffic peale, on tunniajane siuke showvõistlus, kus siis discgolfarid ja tartsimängijad võistlevad siis nooleviskes ja puttimises laval. Et saab kindlasti nagu põnev olema. Ja siis laupäeval õhtul on Daniel Levi kontsert ja samamoodi siis need poolfinaalid ja finaalid tartsi osas toimuvad ka laval, siis vahetult peale discgolfi ringi lõppu ja vahetult enne kontserdit. Ja lisaks veel siis toimub pühapäeval selline asi, et siis finaalringide ajal, kus on siis need kõige suuremad tähed võistlevad kirgaste medalite eest, tuleb ka meie maailmakuulus slackliner Jan Roose tuleb siis natuke slacklinima veel sinna radade kohale, et tuleb tõenäoliselt veel üks äge element, mida saab siis vaatama tulla. Ja kui meil discgolfi mõttes tulevad sellised maailma tipud kohale, siis kuidas tartsil on? Tartsil on ju nii, et iga eestlane, kes tunneb, et ta on täitsa mängumees, võib ju ennast kirja panna või?
põhimõtteliselt võib kirja panna täna, et pileti taskusse minge ja otsige Tartsfest üles ja saate ennast kirja panna, aga kõik Eesti tipud on lubanud osaleda, on täitsa arvestatav auhinnafond. Kas sinna tuleb ka rahvusvahelist seltskonda? Vot seda ma ei oska öelda, ma tean, et nad tegelevad sellega, aga kas täna on juba kirjas või mitte, et meil see üritus on ikkagi piisavalt suur, et ma isegi üritan kõikide asjadega kursis olla, aga ma kahjuks seda juppi ei tea sellest nii palju, et jah. No eks vist maailma mõttes ka Tarts on läinud siin viimase 3-4 aastaga hästi popiks, et eriti kui nagu noored mehed Inglismaal võidavad siin maailmameestritiitleid ja siis kui seda telekst ka vaatad, siis see on nagu Oktoberfest on see üritus seal, et noh, me teame läbi televisiooni, et mida tähendab tartsivõistlustel olla. Ma arvan, et iga eestlane teab, mida tähendab korvpallivõistlusel olla, et mingi seltskond teab, mis on jalgpallivõistlus, on ju. Aga mis asi see discgolfi-võistlus on, et kui ma olen pealtvaataja ja ma pole kunagi nagu discgolfi ei mänginud ega näinud, et noh, ma ei tea, võta kuidagi niimoodi, et mida siis ma näen, et mida mul pealtvaatajana oleks nagu oodata seal? No minu arust on hästi hea näide see, et ükstas kõik, mis alal maailma täielik tipp, kui ta seda sinust 5 meetri kaugusel teeb, siis see tundub päris uskumatu. Et olgu see laulja, kes virutab kuskilt väga kõrge noodi või olgu see discgolfar, kes võtab selle kette ja viskab 160 meetrit niimoodi, et see maandub täpselt korvi all, et see on täiesti fenomenaalne asi, mida jälgida. Ja mis meie ürituse võib-olla teeb eriliseks on see, et kui tavaliselt siis publik käib mängijatel järgirajal, ehk siis ta on mingi piirdelindid asjad ja siis nad on seal x10 meetrit tagapool, siis meil on kõik rajad piirdeaedadega ümbritsetud, et sa tegelikult oled põhimõtteliselt kogu aeg mängijates selline 5-10 meetri kaugusel. Sa näed 100% kõike, sa näed kõike seda show'd, see, kuidas mängijad välja kutsutakse kuskilt pürotehnika, tulevad kuskilt leedseinte seest, viskavad laulu kaare alt, päriselt sinna üles on ehitatud suur platvorm, esimene korv on Ernesaksa kuju juures 266 meetrit, kui ma peast panen. Ja eelmine aasta viskas üks mängija meil siis show-võistlusel sealt korvist äkki 15 meetrit puudu, et läks nagu päriselt viskama seda viset, mis on nagu täiesti nagu uskumatu, sirgjoonest ongi siuke, ma ei tea, 220 meetrit äkki. Et seda on nagu väga vinge vaadata ja mis võib-olla siis eristab siis discgolfi, ma ei tea, korvpallist või jalgpallist on see, et korvpall tavaliselt kestab 2 tundi võib-olla ja siis lähed koju ära, et discgolfi peal suure slammi turniir on huvitav see, et päev algab kell 8 ja päev lõpeb tavaliselt 7:30. Ehk siis see keskmine inimene, kes sinna tuleb või discgolfi fänn, ta tulebki sinna nagu festivalile, ehk siis tuleb sinna, võtab mingi söögi, meil on see tänavatoiduala, vaatab võib-olla seal tealt naiste gruppides kedagi ära, kes talle väga meeldib, käib kaasas, tuleb võib-olla istub jälle kuskil, teeb väikse joogi, siis tuleb tavaliselt pere kaasa, lapsed on seal miniloomaajas, kuskil hüppavad batuutidel, shoppamisvõimalused on olemas, tehakse väike söök jälle, käiakse ringi, alalt sisse, alalt välja, sa veedad tegelikult meeletult pika aja seal, eks siis. See täiesti normaalne minipuhkusega, sa ei pea kuskil kaugel lendama. Täpselt, et me täna teame väga paljud inimesi, kes võtavadki ikkagist puhkuse selleks ajaks, samamoodi nagu Rally Estonial on, eks ju, et inimesed tulevadki nagu telkidega sinna, me oleme linna keskel, telgiga pole vaja tulla, aga sa saadki mõnusa nagu päeva veeta seal ja seda põhimõtteliselt nädal aega järjest, et see on tõesti selline festival suure algustähega. Mul üks küsimus tegelikult oli selles suunas ka, et ma olen ise kõrvalt näinud Tallinna Lauluväljakul siis 2 MK-etappi, kus maailma tipud suusatasid. Ja ilmselgelt seal oli selline hetk, et kui see nagu võistlus sai läbi ja pandi kuldmedalid nagu kaela, et siis kuskil värava taga oli juba 30 Eesti meest, kes mõtlesid, et nüüd me kohe saame siia rajale peale ja saame ka selle läbi sõita ja midagi nad ka said. Ja kuniks see lumi seal ära sulas, siis tegelikult see lauluväljakul seda sprindiringi sai nagu päris mitu nädalat veel sõita, et kas täna ehitatav nagu selle tippvõistluse rajale, et kas sinna lastakse siis, ma ei tea, mingist päevast hiljem saavad ka nagu tavainimesed minna, et lauluväljakul on küll statsionaarselt rada, aga ma arvan, et see ei ole vist päris see, mis on ju võistlustel. See ei ole päris see, jah. Sel aastal vist on esimest korda, kus ei saa, ehk siis saavad ainult seal teatud VIP-piletite omanikud ja põhjus on üsna lihtne, et see programm on lihtsalt nii tihe, et meil lihtsalt ei teki aega ja lauluväljak suvel on lihtsalt nii kuum koht, et seda, ma ei tea, 9 või 8 päevaks või rentida, siis peab sinna tulema mitukümmend 000 inimest mängima, et seda kulu pärast katta, et jah, sul on selles mõttes õigus, et lauluväljakul on oma statsionaarne rada olemas, see on natuke teistmoodi, ta on natuke kergem, harrastajasõbralikum, seda tasub igal juhul minna ka avastama.
aga jah, see aasta peab lihtsalt vaatama tulema siis seda suurt võistlust ja et näha seda rada ja no see rada on raske, et olles, me enne rääkisime siin oma mängija oskustest, et olles seda 2 aastal mänginud, siis seal sa tunned ennast ikka sellisena, et sa ei oska üldse discgolfi mängida, et see on ikka päris keeruline. No aga Mattias, tänan tulemast kuulajatele korra veel, et tulge sellise kaliibriga suur üritusi ja sellisel alal nagu väga palju Eestis ei toimu. Et toimub ta see suvi ja nagu me siin saime teada, siis toimub ka kõik järgmised suved kuni 2029, aga 16 juuni kuni 21 juuni, nagu Mattias ütles, võtke puhkus, Tallinna Lauluväljak ja Euroopa discgolfi festival. Ja, aitäh, Mattias! Aitäh!